Mina olen Leiki ja te kuulate minu saadet Meisterdame ise rahvapille. Tänaseks meisterduseks olen ma valinud puhkpillid. Ja kuigi meil ei ole karja, siis ma väga loodan, et vanad eestlased ei pahanda, et meie hakkame täna siin lihtsalt oma lõbuks neid pille puhuma. Vanasti oli nii, et pille tohtisid puhuda ainult poisid ja mehed ja seda ka ainult siis, kui kari oli juba välja lastud, ehk siis jüripäevast mihklipäevani. Ja loomulikult mul on üks eksimus veel, tüdrukud ja neiud ja naised ei tohtinud ka kahjuks puhkpille puhuda. Nii, aga kuhu ma tulnud olen? See on Võrtsjärve idakallas. Ja miks ma just siin praegu olen, on sellepärast, et siin on ühte materjali hästi palju. Ja see on selline krabisev, jah, õigus, see on pilliroog. Ja pilliroost saame me valmistada ühte väga toredat pillikest, mille nimi on roopill. Aga vanad eestlased oskasid veel igasugustest erinevatest materjalidest omale pilli ehitada. Uku Madis, millest veel pille tehti vanast? Jaa, puulehtedest saab ka isegi teha lehepilli. Isegi on tehtud savist, linnuluudest, igasugustest kõrrelistest ja putkedest, loomasarvedest, puidust ja koguni puukoorest. Ja puukoorest proovin ma ise ka hiljem pilli valmistada. Praegu asume siis roopilli kallale ja olen siis valinud siit välja sellised mõnusad kõrrelised. Et hea oleks omale ette valmistada päris mitu toorikut nii-öelda. Ja võtad selle pilliroo ja vaatad, siin on sellised lülikohad. Pilliroog tuleb lõigata lülikoha juurest päris lähedalt ringselt läbi ja teha plõks. Nägid, murdus ära. Ja teine ots tuleb jätta lahtiseks. Selle võib sedasi 45-kraadise nurga all fjuhti läbi lõigata ja tekib selline toru, mis ühest otsast on lahti ja teisest otsast kinni. Valmistame siis mitu tükki ette, sest päris kindlasti ei õnnestu teil esimese korraga. Nii, aga ma jään siin veel mõndasid kõrsi ette valmistama ja kuulame siinkohal ära esimese muusika näite. See on Igor Tõnuristi 93. aasta raadiosaatest Hilissuvised rahvapillid. Mängib torupilli Jussi Labajala Aleksander Maaker Hiiumaalt. Lugu plaadistati 1938. aastal. Edasi mängib kandlesaatel kunagine Abja pillimees Peeter Sild. Nii, tere tulemast tagasi. Roopill on klarneti tüüpi puhkpill ja temal on heli tekitajaks piuk. Piuk on siis selline keeleke, mis vibreerides tekitabki sellele pillile heli. Piugu lõikame lülikoha juurest kuskil poole sentimeetri kaugusele.
paneme terava noa roo sisse ja proovime liigutada nuga allapoole kuni 3 sentimeetrit ja tekib siia selline keeleke. Vot kuuleke selline. Aga peab olema ettevaatlik seda piuku lõigates, sest nagu minul siin praegu selle roopilliga juhtus, pragunes see piuk äärtest lõhki ja sellest torust meil nüüd pilli ei tule. Aga ärge heitke meelt, sellest torust saan ma endale järgmise roopilli puhastusharja. Lõikasin siit tüki ja kasutan seda mõne hetke pärast. Võtan uue kõrreseni. Olen märkanud, et kui see pilliroog on selline väga-väga kuiv, siis ta just pragunebki lõhki. Ja tulekski otsida selline pisut niiskem tükk. Ja kui siin muidugi pillirool on sellised lehed ka vahel ümber, siis need tuleb ka kindlasti eemaldada. Ja noh, minul on juba vist peaaegu pool rookatust läbi proovitud selle aja jooksul, kui ma olen siin harjutanud. Ja mõni päev on nii, et saad kohe esimesest kõrrest omale pilli tehtud ja mõni päev saad terve hunniku peale ainult ühe töötava pilli. Nii, minu piuguga läks nii, et ma lõikasin ta nii imeõhukese, et see roo membraan või kuidas teda nimetatakse siin, see kile, see ei läinudki päris katki ja siis tuleb teda siit, tuleb noaga seda auku siit hõrendada. Nii, ja võtame nüüd oma puhastuspulgakese ja lükkame selle toru sisse. Võib võtta ka muidugi mingi puhastusharjakese või sellise spetsiaalse tööriista, aga meil siin järve ääres ei ole selliseid uhkeid töövahendeid ja ajab ka see väike kõrreke oma asja ära. Ja siis proovin puhuda sodi välja. Siin roo sees on hästi palju sellist kiletükke ja muud tolmu. Ja loodame, et me selle piuguga ükskord tööle saame. Nii, kui sa oled nüüd omale selle sisselõike saanud tehtud, siis oleks järgmiseks etapiks see, et me hakkame seda piuku kraapima. Ja kraabime teda kohe nii hoolega, et ta muutuks õhemaks kui see ülejäänud roog. Ja meie eesmärk on see, et ta kaarduks ülespoole sellest roopinnast. Kuskil paari millimeetri jagu ja seda selleks, et kui me paneme selle piugu osa omale suhu ja puhume, et ta hakkaks vibreerima. Selle pilli mängimiseks tulebki sealt piuk panna tervenisti suhu ja puhuda nii, et see piuk ei saaks sinu tatiseks, sest siis ta jääb kohe kinni. Kõige olulisem on ka siit ühenduskoha juurest kraapida. Ja nuga hoian ma 90 kraadise nurga all vastu pilliroogu ja lihtsalt kraabin. Kui nüüd lastega meisterdada, siis oleks kõige turvalisem anda neile liivapaber kätte. Meie jääme siin nüüd seda piuku kraapima ja kuulame vahepalaks Anti Marguste kirjutatud roopillilood. Esitajaks Olev Roomet ja Eesti Raadio Kammerorkester aastal 1970.
olen nüüd selle piugu mõnusasti kaarduma kraapinud ning no sellist pilli ma siit küll välja ei võlu, nagu te just kuulsite. Sellepärast, et Olev Roomet on öelnud, et tema läheb lihtsama vastupanuteed. Võtab suusakepi, puurib sinna augud sisse ja paneb pilliroo sinna helisema. No minul siin suusakeppe praegu võtta ei ole, nii et kuulame, kas ma sain oma torule hääle sisse. Vot sellist häält ma küll varem kuulnud ei ole. Huvitav heli. Nii, kuna me saime ta nüüd helisema, siis järgmiseks etapiks ongi sõrmilise valmistamine ja no tundub, et ma saan siia nüüd 2 auku teha. Proovime. Et selle piuguga samale joonele lõikame ühtepidi ja teistpidi. Nii, mul on see nuga üpriski nüri juba. Kõige ohtlikum tööriist ongi ju tegelikult nüri nuga. No loodame, et ei juhtu midagi. Ja hästi tähtis on ka veel tööohutuse juures see, et alati endast kaugemale. Siiski mahtus mulle siia ainult 1 auk. No vaatame. Roog on väga habras materjal ja vahepeal juhtub nii, et oled juba peaaegu lõpusirgel, kui pead jälle uuesti alustama. Õnneks mul on kaasa võetud mu ustavad vanad pillid, millega ma saan proovida ühte trikki. Nii, ma mängin teile teist enda tehtud roopilli, vaatame, mis häält see teeb. Ja nüüd ma võtan selle tänase pilli ja ma mõtlesin, paneks 2 toru korraga suhu ja vaatame, mis siis juhtub. Et päris tore selline kahetoruline roopill. Nii. Torupilli ja roopilli traditsiooni heaks jätkajaks oli omaaegne rammi laulja Olev Roomet. Kuulame üht Pilistvere lugu ka tema esituses. Millest ma veel tahtsin rääkida? Ma käisin siin Võrtsjärve ääres Pajuvõsas ja otsisin sellised värsked rohelised sõrmejämedused oksad. Ja lõikasin nad 2 rusika pikkuseks. Ja proovin nendest ka kuidagi hääle välja saada. Esimene asi, mida teha, on vaadata, et su oksal ei oleks vigastusi ja selliseid, et mida siledam ta on, seda tõenäolisemalt me selle koore täna lahti saame. Ja lõikame siit oksa otsast umbes sentimeetri kaugusele. Teeme sellise paralleelse lõike ja teiselt poolt vastu. Ehk siis tekib selline, nagu mu ema ütles, naeran lahtise suuga emotikon, ehk siis nõrk tee. Nii. Nüüd selle nõrga tee alla, ehk siis keerame pulga hoopis teistpidi ja siit alt teeme sellise huuliku koha, et lõikame noaga endast väljapoole
lõikame seda pulka nii-öelda õhemaks, et oleks suul mõnusam. Ja järgmine lõige, mis me teeme, on umbes 1 rusika kaugusele. Ringselt lõikame selle koore läbi, teeme talle nagu ringi peale. Niimoodi. Ja nüüd on selline asi, et nüüd tuleks teda peksta hästi kõvasti. Peksta nii, et eesmärk oleks siis see koor lahti saada. Koputad kas noa otsaga või mõne muu kõva esemega. Ja piisavalt ettevaatlikult, et seda koort ei vigastaks. Ja pöidlad pihku, et me saame selle lahti, selle koore. Ma proovin. Kas kuulsite seda plõksu? Ma loodan väga, et te kuulsite. Ma olen nii õnnelik alati, kui see õnnestub. Jehuu! Nii, ja nüüd me vaatame. Võtsin selle koore siit ettevaatlikult ära. Ja mina asetan ta igaks juhuks praegu siia vette. Nii, ja nüüd võtad selle palja oksa mulle ette ja vaatad, kus see nõrk tee oli. Nii, ja siis paned selle noa siia tagasi ja eesmärk on see nõrk tee siin oksa peal saada suuremaks ja laiemaks ja sügavamaks. Ja ma lõikan, tekitada siia selline õhukoht. Ja muideks nädal aega tagasi ma veel ei osanud pajupilli meisterdada, aga nädalavahetusel käisin ema juures ja ütlesin talle, et õpeta mulle ema, kuidas teha pajupilli. Ega emagi ei olnud teinud, sest ega see ei ole selline tüdrukute asi vist, mul on tunne. Ema vaatas YouTube'ist õpetusvideot ja umbes 5 oksa läks aega, kuni ta sai ise selle selgeks ja siis õppisin ka mina. Nii, nüüd ma olen selle nõrga tee teinud nii sügavaks ja laiaks, kui ma heaks arvan. Ja üks asi tuleb veel teha, et oksa otsast kuni selle nõrga tee sirge kriipsuni tuleks eemaldada natukene oksa. Lõigata siit niimoodi tükk maha, et õhk pääseks siit läbi koore ja puidu vahelt. Nii, ja nüüd on tõe hetk. Proovime selle koore tagasi lükata oksale. Ja vaatame tõe hetk. Piuksukese saime. Ma keeran natuke seda koort ja vaatan. See on nagu koeravile. No ma ei tea, minust karjapoissi küll ei saaks. Aga vähemalt sain siia väikese piuksu ikka sisse ja võin lugeda tööpäeva õnnestunuks. Sellised siis olidki meie tänased pillid ja kohtumiseni juba järgmises saates, kus õpime meisterdama juba uusi rahvapille. Head aega!